Tere päevast, Paide! Tere päevast, Arvamusfestival! Kell on 12, on 11. august, aasta on 2023 ja mul on hea meel siit põhimõtteliselt avada esimese aruteluga Arvamusfestival üle Vallimäe erinevates arutelualadel. Öeldakse just esimesed sõnad ja 11. Arvamusfestival ongi sellega alanud ja mul on väga hea meel, et te olete kõik siia tulnud, et Paide Vallimägi on taas kord täitunud inimestega, kes on huvitatud Eesti käekäigust, kes on huvitatud arutama, mõtestama ja Eesti ideed edasi kandma. Mina olen Maiko Keskküla. Olen täiesti kohalik inimene, elan siin Paides, olen korraldanud seda sama Arvamusfestivali 10 aastat. Eelmisel aastal astusin tegevtiimist küll välja, aga olen täna siin teie ees tagasi, et korraldada arutelu. Ja mul on hästi hea meel, et ma saan täna siin seda arutelu teha, mis puudutab just nimelt osaliselt ka meie kodukohta, aga see sama küsimus tegelikult puudutab palju laiemat Eesti piirkondi ja Eesti arengut. Nii et kindlasti sellest arutelust leiavad inimesed mõtteainet nii lähemalt kui kaugemalt. Ja millest me siis räägime? Me räägime tegelikult kohalikust arengust, innovatsioonist ja kuidas muuta ja lahendada neid probleeme, mis täna siis maapiirkondades, väiksemates piirkondades on, kuidas seda arengut turgutada ja võib-olla üks hästi oluline märksõna siin on see, et kuidas kasutada ära need võimalusi, mis meie ees täna on. Võimalusi tuleb, neid ikka veereb meie tee peal ette ja edukad on need, kes oskavad ja suudavad neid võimalusi ära kasutada. Ja täna me siin sellest räägimegi. Mina olen selle arutelu juht ja mul on hästi hea meel, et siin on kõvasti sellist ajupotentsiaali täna koos, kes on sellel teemal ka juba päris mitmeid kordi arutanud innovatsiooni teemadel ja tänases arutelus siis saame mõtestada neid küsimusi, mis ka meil endil nende arutelude käigus on tekkinud. Et kuidas turgutada seda innovatsiooni, kuidas luua sellist keskkonda, kus sünniksid muutused, reaalsed toimimise muutused ja me arutamegi nende samade küsimuste üle, mis ka meil endil on. Me ei tutvusta mingisuguseid kontseptsioone täna siin, vaid see on täiesti avatud arutelu. Nii et väga hea, et osad inimesed on tulnud juba siia ettepoole, sest et küsimused on väga teretulnud ja julgelt tõstke käsi, kes tahab kaasa mõelda või vahepeal siis midagi juurde arvata. Sest et ma ütlen ausalt, siin ees on kõvasti mõtteid ja kui kellelgi vahepeal mingisugune idee tuleb, siis andke julgelt märku. Et see on täiesti avatud arutelu, nii et see formaat kasutage seda heas mõttes ära. Ja arutelu kestab umbes poolteist tundi ja selle aja vältel me siis räägime innovatsioonist, me räägime sellest, et natuke ka sellest, kus maal me omadega oleme selle innovatsioonisüsteemi arendamisel siin Järvamaal, kus see mõte üldse tuli ja kuidas seda siis realiseerida. Et liigume sellist radapidi ja vestlus on üsna vabas vormis ja arutame siis küsimust üle, mille kohta tegelikult tahame siit teie käest ka mõtteid ja tagasisidet saada. Üks meie kaasatud ekspertidest, kes meil selle innovatsiooni teema juures kaasas on olnud, märkis tabavalt, et meie eelmised arutelud on kulgenud nagu teadusseminarid, kus kokku saades tekib rohkem küsimusi kui vastuseid. Ma loodan, et täna äkki me siin kamba peal leiame ka mõne vastuse, sest et kõik, kes siin ees ka on, kõik teavad, et kui me nendel innovatsiooni teemadel arutama hakkame, siis jutt võib väga kiiresti minna erinevatele teemadele ja väga pikaks. Nii, aga tutvustan ka tänasid osalejaid siin arutelus, et Sander Laurson on siis kohalik tehnoloogiaettevõtja. Tere! Tere! Ja tema siis esindab sellist noort Powerit, kes on juba natukene veel juurtega siin koha peal kinni ja samas esindab ka sellist välist vaadet, et kuidas seda ettevõtlust siin turgutada. Kaja Piirfeld, maaettevõtja ja aasta talunik, kes siis just maaettevõtluse poole pealt räägib ja just hiljuti sa mainisid ka, et oled ka innovatsiooni teemadel mõtteid vahetanud, nii et ka see teema tundub, et kõnetab täna paljusid, kes maaelu üle
siis arutlemas on. Toomas Tammik, tänane Järvamaa kõige olulisem mees, Järva vallavanem ja juhib sihtasutus Järvamaa nõukogu ja ühtlasi seisab ka tegelikult selle innovatsioonikeskuse loomise taga. Katri-Liis Lepik, innovatsiooniekspert, ise sotsiaalse innovatsiooni ettevõtja ja sel teemal väga palju kirjutanud, väga palju arutlenud ja aitab meil siis mõtestada, mida see innovatsioon tähendab ja kuidas seda turgutada. Ja tegelikult sama võib öelda Danieli kohta, aga Daniel Kotšuba on siis ka innovatsiooniprotsesse ise eest vedanud Riigikantselei innovatsioonitiimis ja oskab siin väga hästi tuua oma ekspertsust sisse, kuidas seda innovatsiooniprotsessi siis struktureerida ja milliste sammudega läbida, milliseid samme siis läbida, et me lõpuks selle innovatsioonini jõuame. Mis asi see innovatsioon on? See on jah, mitmeti mõistetav ja sellest me ka siis kohe räägime. Nii, aga ma olen sissejuhatavad sõnad ära öelnud, minu ülesanne on siin hoida raamistikku ja küsida küsimusi ja hakkamegi otsast liikuma. Ja ma annaksin äkki kõigepealt sõna Toomas sulle, et sa oled nüüd seda innovatsiooniprotsessi ka kõrvalt vaadanud, kuidas me oleme seda treeninud, seda ideed, et kuidas innovatsiooni turgutada, et räägi, kuidas sina seda kõrvalt näed ja kuidas me sellisse kohta sattunud oleme? Tere kõigile! Esiteks on väga hea meel, et me saame täna sellest innovatsiooni teemast siin arutleda ja just ka Järvamaa vaates. Et mõni aeg tagasi 3 omavalitsust võtsid ühise suuna, et innovatsioonikeskuse poole minna, aga nagu poliitikas ikka, siis inimesed muutuvad, mõtted muutuvad ja teinekord juba pikalt räägitu vajab jälle kordamist. Aga ega selles midagi halba ei ole, sest mida rohkem asjast rääkida, seda selgemaks asi saab. Aga miks me maakonnas innovatsioonikeskuse poole vaatame, on ikkagi seetõttu ka, et me oleme üks maakondades, kus puudub kõrgkool ja see on meie maakonna omavalitsusjuhtide ja maakonna tervikuna kohustus siis leida neid lahendusi, kuidas siis ärksamaid inimesi meie maakonnas hoida ja kuidas neile head rakendust otsida. Et eile õhtul tegelikult Maiko Facebooki seinal algas juba arvamusfestival suuresti pihta, kus ta siis kutsus osalema tänasel arutelul. Ja ma arvan, et ka minul ei ole kõiki vastuseid ka selle innovatsioonikeskuse osas. Sellepärast mul on hea meel siin arutelul osaleda ja kuulata teiste mõtteid. Ja vaatame, kuhu me selle aruteluga täna jõuame, et igal juhul ma leian, et innovatsioonikeskus ja kui see innovatsioon sõnana ei meeldi, me võime midagi teist ka välja mõelda, et saame edasi liikuda ja loodan, et maakonnas ikkagi meil lõpuks see selgus tuleb ja suuna paika võtame. Just, et natuke veel taustaks teistele, et meie maakonnas siin oleme jõudnud innovatsiooni küsimuseni sellega, et maakonna ees seisab palju probleeme, mida me lahendada või võimalusi, mida me ära kasutada ja neid on väga keeruline teha üksinda. Ühel omavalitsusel, isegi ühel maakonnal kokkuvõttes, ühel ettevõttel või ühel kodanikuühiskonnal. Ka arvamusfestivalil on väga keeruline lahendada ära tervet Eesti arutelukultuuri, et selleks on vaja võrgustikku, selleks on vaja koostööd. Ja just koostöös ja koos tegemises tegelikult paljuski see innovatsioon ju seisnebki ja sellisel maakonna tasandi koostööle siis seda koostööd mõtestades tegelikult see innovatsioonisüsteem või see uuendus, kuidas me koos uuendusi loome, kuidas me koos muutusi tekitame või ka iseenda toimimist kujundame, et sellest nagu sai see innovatsiooni mõte ka alguse. Ja praegu on tõesti olnud viimased aasta otsa nagu selline kiirrong, et tuleb välja, et selle teema ümber ja idee ümber haakuvad väga kiiresti ka kohalikud ettevõtjad, kodanikuühiskonnad, eksperdid väljaspoolt, kes tulevad kaasa mõtlema ja sellest sündis ka ju tegelikult see mõte, et üks kohalik ettevõtja
Tuno Imbopuu siis Järvatarbijate Ühistust otsustas kinkida selle idee realiseerimiseks meile ka hoone Paide keskväljakul. Ja nüüd ongi juhtunud ka, mis toimus siis Facebooki seinal, et tekkis see küsimus, et kas me nüüd püüamegi lihtsalt mingit hoonet täita innovatsiooniga, et nii kui materiaalseks see teema või viia väga materiaalseks ja käekasutavaks, tekib kohe väga palju küsimusi ja mõtteid, ennem kui me oleme üldse selguse saanud, mis on see innovatsioon või mida me sisuliselt teha soovime. Aga mida me sisuliselt teha siis soovime? Mis on see innovatsioon? Et Daniel, Katrilis, äkki teie teete otsast, astume korra tagasi ja mõtestame seda innovatsiooni siis natukene ja just sellist kohapealset innovatsiooni, kohalikku innovatsiooni. Tere, et mina esindan siis Tallinna Ülikooli siin täna ja siis seda teaduspoolt, mida Maiko juba viitas, et äkki juhtub nii, et läheb väga teadusseminariks, et püüame siis rääkida võimalikult lihtsalt nendest terminitest, aga innovatsioon hästi lühidalt minu jaoks tähendab siis uuendust, mis loob võimalikult paljudele inimestele väärtust. Et see märksõna võiks olla see väärtuse loomine, mis võimalikult paljusid inimesi kõnetaks ehk et tal oleks siis kasutajaskond, et ta innovatsioon või uuendus erinebki siis nagu sellisest võib-olla leiutisest selle poolest, et teda on võimalik siis nii-öelda turule viia, ehk et tal on kasutajaskond, kes seda tarbib ja kes seda tegelikult vajab, ehk et nende lahenduste, nende uute viisidega me siis lahendame võimalikult paljude inimeste siis pakilisi probleeme ja seda siis teisel viisil, mida ei ole varasemalt tehtud. Et ühtepidi siis see on nagu selline imiteerimise vastand minu jaoks, et me lihtsalt ei kopeeri mingisugust olemasolevat toimivat lahendust tingimata täpselt ühtegi konteksti ei saagi seda üks-ühele üle võtta, et me peame alati kohandama ja selles siis väärtus ka siin kohaliku tasandi jaoks seisneb, et me peame tegelikult leidma koos nende kohalike inimestega selle, et mis on just see kõige olulisem vajadus selle piirkonna jaoks, mida oleks vaja lahendada. Ma küsin nüüd Danielilt, aga Toomas võib juba valmistuda küsimusele vastama, et mis on need asjad, mis näiteks sinu omavalitsuses innovatsiooni vajavad. Aga Daniel, mida siis on vaja selleks, et see juhtuks, mida Katrilis räägib? Ja tere ka minu poolt. Mina olen siis kuni juuli lõpuni olin avaliku sektori innovatsioonitiimi liige ja me asusime Riigikantseleis strateegiabüroos ja meie eesmärk oli toetada ministeeriumi ja nende allasutusi just sellise inimkesksemate avalike teenuste kujundamisel. Nüüd see, mida Katrilis just rääkis, ma püüan võib-olla mõne näitega illustreerida, kuidas meie seda nägime. Et milles see probleem on, miks me sellest nagu üldse peame rääkima innovatsioonist ja ega me tegelesime ka mitu aastat sellega, et püüda lahti saada sellest sõnast innovatsioon, aga võib-olla pole mõtetki tegeleda pseudotegevusega, kui me saame pigem seda nagu raamistada endale sobivalt või nendele väärtustele vastavalt, nagu me nagu oluliseks peame. Ja sageli see ei ole ainult avaliku sektori või kohaliku omavalitsuse probleem, vaid see on üleüldse, kuidas me tegelikult meie ühiseid probleeme lahendame. Ja milles see mure on see, et kui me hakkame mingit teenust kujundama, siis asutuse vaatevinklist sageli me hakkame siis mõtlema, et kuidas me seda probleemi siis lahendame. Et kuidas oleks kõige efektiivsem mingit teenust pakkuda. Aga sageli võib juhtuda nii, et kuidas see lõppinimene, lõppklient seda probleemi näeb, kuidas tema seda mure tajub, see ei jõua sellisel kujul sellesse otsustusprotsessi. Ma toon teile näite. Ja see näide on väga hea näide tegelikult sellest, millist muutust võiks innovatsioon tuua. Sotsiaalkindlustusamet meil oli innovatsioonitiimis mitu aastat tagasi. Nemad tajusid probleemi, nemad nägid, et inimestel on keeruline puude taotlemisega. Mitte siis nagu raiepuude, aga just puude kui siis erivajaduse tunnistuse või mingi asjaga taotlemisega, eks ole. Nägid, et see on keeruline inimestel. Ja nemad mõtlesid, aga aitame inimesi. Aitame neid sellega, et me automatiseerime selle puude määramise. Ja üks osa sellest innovatsiooniprotsessist on olulisel kohal see, et mõista, kuidas see kasutaja või kuidas need erinevad osapooled
tajuvad seda probleemi, et mis on see päris kontekst. Ja siis see tiim, kellel juba oli mõttes küll, et davai hakkame puuet automatiseerima, läksid ja rääkisid päris inimestega siis. Läksid ja uurisid, et kuulge, et rääkige, mis mure teil selle puude taotlemisega on. Ja mis tuli välja on see, et puude määramisega avanevad inimestele erinevad teenused. Olgu selleks näiteks puudega inimese transpordikaardi teenus. Tähendab see, et sa saad kaardi, mida saad armatuurile panna. Olgu selleks füsioteraapia teenus, taastusravi teenus või mingid muud teenused. Ja iga kord, kui sa puuet endale uuendad, sa pead kõiki neid teenuseid hakkama uuesti taotlema. Ja mis tuli välja? Tuli välja see, et probleem ei ole niivõrd see, et sa taotled seda puuet, aga kõik need täiendavad teenused, mis olid jagatud erinevate asutuste vahel ja inimene oli siis see, kes pidi kogu aeg neid hakkama taga ajama. Nüüd, kui te mõtlete ühe sellise inimese peale, kellel on näiteks puudega laps, täitsa 30-ndates lapsevanem, kellel on puudega laps, kes peab siis kogu oma lapse kõrvalt hakkama taga ajama kõiki neid teenuseid siis. See on, ja seda tegema regulaarselt ja mingi teatud aja tagant, siis see oli probleem. Ja milleni see Sotsiaalkindlustusamet siis jõudis on see, et meil tegelikult peaksime proaktiivsed teenused pakkuma. Kui inimene tuleb ja taotleb oma siis selle puude, siis me saame talle juba selle pealt hakata neid teenuseid pakkuma. Ehk siis mõistes seda konteksti, kus see inimene toimetab, mis on tema igapäevaelu, mis on need hirmud, mis teda mõjutab, siis läbi selle me saame tegelikult paremini mõista, et millist probleemi me tegelikult lahendame. Läbi selle erinevate teenuste, olgu siis prügisorteerimise teenus, olgu siis prügisorteerimise probleem, olgu siis sotsiaalteenused, olgu ka ettevõtluse teemused, et mis probleemi me ikkagi lahendame, ma saan aru, tegelikult on ka poliitika kujundamise keskne võtme küsimus. Nüüd see oli üks näide lihtsalt sellest, et kui me räägime innovatsioonist, siis me sageli kipume seda võrdsustama tehnoloogiliste, kõrgtehnoloogiliste, väga võib-olla mitte just palju inimesi mõistavad võib-olla mingite tehnoloogiliste protsesside tagamaid ja nii edasi. Ka mina ei saa sellest niimoodi aru sellisel kujul, aga just innovatsiooni saab mõtestada ka selliselt, et kuidas me neid probleeme, mida me ühiselt kas ka oma kodukohast tajume ja näeme, kuidas me neid päriselt lahendame. Aitäh. Ja Toomas, kui nüüd selle sama juttu tuuagi nüüd näiteks Järva valla tasandile, et omavalitsuse tasandile, mida sina näed, mis vajaks innovatsiooni, vajaks tõsist muutust? Danieli jutust käis osa vastusest tegelikult ja mõtetest läbi, sest ega innovatsiooni ja mis paneb nagu uudsuse poole liikuma on ikkagi see, et kui sul ressursid on piiratud ja sul on vaja piiratud ressurssidega seda sama süsteemi töös hoida. Ja kellelgi ei ole üllatus, et tänasel hetkel kõikides kohalikes omavalitsustes Eestis on mõnevõrra keerulisem ja seetõttu kõik otsivad ka kokkuhoiukohti ja sellega, et kuidas me mingit tegevust saaksime uudsel viisil teha. Ja ma alati ütlen ka seda, et sellistel raskete hetkedel ongi need head omadused, et see annab võimaluse süsteemid uuesti üle vaadata ja mõtestada need uuesti. Et ma arvan, et me oleme omavalitsusena Järva vallas läinud süsteemide poole, mis lihtsustavad meie kõikide elusi ja mul tundub, et seda teevad ka kõik teised omavalitsused, sest lõppude lõpuks häda ajab härja kaevu ka. Nii et mõte, mille poole me vallas liigume, on alati see, et see sama ühe ukse süsteem, et inimesel oleks ta mugav, kui ta valla poole pöördub, et see ei oleks nii, et suunad teda järgmisse kohta. Et kui inimesel on küsimusi või mure, et siis ta saab ühe pöördumisega tegelikult juba vastuseid nii öelda. Aga Sander, sina kui ettevõtluse ja ettevõtja poole pealt, et kus ettevõtluses see innovatsioon sünnib? No, hommikul ärkad üles ja hakkad probleemi lahendama, et see on iga ettevõtja või äriarendusspetsialisti igapäevatöö, et mida suuremaid probleeme sa hommikul vara lahendad, seda rohkem ettevõte tegelikult teenib, eks ole. Et seal on see tulude pool on ju tegelikult iga ettevõtte vereringe. Ehk siis, kui sa neid probleeme ei lahenda, neid innovaatilisi lahendusi ei leia, siis tegelikult see ettevõte ei ole jätkusuutlik ja täna meil ei ole ühtegi
ettevõtted või ettevõtjad, kes saaks mõelda, et ma ei ole jätkusuutlik, et me peame nagu kohanema sellega, mis maailmas toimub. Neid külgtuuli on niivõrd palju erinevaid ja on täiesti võimatu olla kõigega kursis, et sul ongi vaja nagu enda kõrvale luua selline kogukond või keskkond inimestest, kes aitavad sulle selle informatsiooniga kursis olla, et sa ei muretseks liialt nende asjade pärast ja ongi see vahetu vestlus või kokkutulemise koht, et kus me nendest teemadest räägime. Et see on, ütleme, iga ettevõtja puhul on ka hästi oluline, et kas me teeme siis mingisuguseid brainstorminguid, saame kokku, arutleme ja väga tähtis on see ka, et millist probleemi me lahendame, et vahetevahel on me mõtleme need probleemid lihtsalt välja, et need on pseudoprobleemid, eks ole. Et tegelikult meil ei olegi vaja nende asjadega tegeleda, et pigem võtame mingi suurema asja ette ja lahendame selle ära ja siis need väiksemad probleemid muu seas lahenevad ka, eks ole. Et see on minu igapäevane tegutsemine, et leida lahendusi ja lahendusi probleemidele, mis tegelikult vajavad lahendamist. Nii, ja kohe saame ringi kokku ka, Kaja. Et maaettevõtluse võib tähendada innovatsioon ka seda, et võib-olla mõned teenused või tooted üldse langevad ära, või hoopis kujundatakse ümber. Et kuidas sina seda innovatsiooni näed oma valdkonnas? No tere kõigepealt kaaspanelistidele ja publikule. No mina olen täiesti veendunud innovatsiooni mõtlesid välja põllumehed. Et me võime küll siin rääkida, et see on justkui mingisugune uus asi, aga me kõik teame täpselt sama, sekundeerides Sandrile, hommikul ärkad üles, jama hakkab pihta, lehm on 2 toru vahel kinni, traktor uppub ära, väljas uputab, põud, sa pead hakkama leidma uusi lahendusi. Nagu ma aru saan, teooriaga ma väga hästi kursis ei ole, aga innovatsioonil on sellist 2 tekkekeskkonda. Üks, see parem on see, piiratud ressursid, vähe võimalusi, kriis, pead kohe tegutsema mingi jama ära lahendama. See on siis see, kus siis põllumehed innovatsiooni loovad. Et olgu see tulemus siis lüpsirobot või iseliku brits, aga küsimus ei olegi niivõrd selles innovatsiooni loomises, et see tekib kogu aeg ja igal pool, ma väidan. Miks meil võib-olla oleks vaja innovatsioonikeskust või mis võiks olla selle tänase arutelu selline kese minu jaoks on see, et kuidas seda innovatsiooni jagada, et kuidas seda teisteni viia, et need head mõtted ei läheks kaotsi. See on minu küsimus. Väga hea, aitäh. Ja mul on hästi hea meel, et meiega auditooriumis on siin liitunud ka Kersten Kattai. Ja mina tahaks küll Kerstenilt korra küsida küsimuse, et meil on mikrofon ka siin olemas, saame sulle anda. Kersten on siis tegelenud kohalike omavalitsuste uurimisega, analüüsimisega, on selle valdkonna lektor ka Tallinna Ülikoolis. Et olles omavalitsusega väga palju tegelenud üle Eesti, et kuidas sa näed omavalitsuste tänast võimekust seda kõike teostada, mida me nüüd siin avaringis oleme arutanud? Kohe saame mikrofoni ka tööle. Siis, jah. Nii, ma istusin küll siia taha nurka niimoodi, et keegi ei näeks, et kuulajal vaikselt, aga ei õnnestunud. Aga keegi teist ütles ka, Katri Liis äkki, et ärme teadusseminari tee, aga kui me oleme seda innovatsioonikeskuse arendamist arutanud, siis kui su iga päev on töö ülikoolis, siis paratamatult sinna see kipub minema ja ma olen ausalt öeldes olnud ka üsna suures segaduses, et kui me räägime innovatsioonist omavalitsuses, et millest me siis räägime, sest väga tihti innovatsiooniks peetakse ikkagi mingit väga high-tech mingit tegevust, kus on mingi tohutu suur teadusmahukus ja investeerimine ja nii edasi, aga omavalitsus on midagi palju elulisemat ja sükest praktilisemat ja väiksemat. Aga mina olen selle lõpuks tõlkinud enda jaoks mingisse teistesse sõnadesse ja kui ma võtan nüüd omavalitsuse näite või üldse avaliku sektori, siis küsimus on selles, et kas me oleme valmis eksima, kas me oleme valmis tegema asju, kus me ebaõnnestume.
et minu meelest väga ei ole, sest meid õpetatakse juba koolist maast madalaks peale, et sa pead alati saama nagu õige vastuse. Noh, ütleme, kui on loovam õpe, et sa võid selleni jõuda nagu erineval viisil. Ja tegelikult, noh, kui me nüüd tuleme omavalitsusse, siis ka, et meil on mingisugused menetlused ette nähtud, mingisugused protsessid, protseduurid ja nii edasi ja seda kõike on vaja selleks, et ma ei tea, inimesed oleks võrdselt koheldud ja kuidagi see tegevus oleks nagu ette planeeritav ja aimatav ja nii edasi. Aga see kõik nagu viib tegelikult selleni, et me nagu ütleme, ei taluta eksimist või ebaõnnestumist. Ja minu meelest üks hea innovatsiooni siis siuke ruum või keskkond omavalitsus on see, et me nagu oleme valmis selleks, et kõik asjad, mis me ette võtame, ei õnnestu, aga see annab võimaluse selleks, et jällegi me võime saavutada väga suuri nagu asju ja muutuseid. Ja ma arvan, siin on nagu väga palju ära teha, nii ütleme siukses bürokraatlik õiguslikus vaates kui ütleme mõttemallide vaates. Ja üks põnev asi veel, et meil poliitikuid on küll ainult üks arutelus, aga ma just sattusin, eile saatsin sulle vist Maiko lugema ühte väga ägedat artiklit, mis siis arutles selle üle, et kuidas võimestada kohalikke poliitikuid olema innovatsioonivedurid. Ja seal oli, noh, ütleme, neid võiduvalemeid väga palju ei olnud, et võta siit ja pane sinna. Aga mingi nagu näiteid ja mõtteid oli ja selles mõttes oli see väga põnev ja seda tegelikult otsitakse üle maailma neid lahendusi. Nii et mõnes mõttes see, millest me räägime, on juba ka innovatsioon, et me otsime neid lahendusi ja kes teab, võib-olla ka jõuame sinna, kuhu me veel ei tea, kuhu me jõuda tahame. Aitäh! Ma võtaks selle esimese. Jah, Toomas. Ütleks väikse repliigi kohe vahel, et avalikus sektoris see sama kartus riskida tõenäoliselt tulebki sellest samast, et kui sul ikkagi eelarve on kitsas ja sul on vaja ikkagi omaosalus kuskile projekti panna ja sul on oht, et sa jääd sellest ilmast, siis see seda julgust vähemaks võtab. Et seda ma olen täna selgelt tajunud, et mis meil maakonnas on ka innovatsioonikeskus ümber tekkinud, võib-olla headel aegadel sellist kartust nii palju ei oleks, et raskematel aegadel lihtsalt seda, mis puudutab raha konkreetselt, selle kohta küsitakse üha rohkem, et ma arvan, et see on nagu see loomulik, inimlik põhjus, miks siis nagu kardetakse, et teinekord seda riski võtta, vaatamata sellele, et selle riski võtmisel ja kui kõik õnnestub, toob see nagu ikkagi kogukonda kordades tagasi. Jah, et tõest küljest justkui keeruline aeg sunnib leidma uusi lahendusi, aga kui nende lahenduste väljatöötamine on natuke pikem protsess, kui võib-olla selline kohe selle igapäevase tule kustutamine, siis ei olete ikkagi sellesse pikemasse torusse siseneda, kus võib-olla on vaja esialgu mõtestada, arutada, uurida üldse probleemi, võib-olla mõni analüüs läbi viia, üldse selguse saada, millist probleemi me peaksime lahendama. Et seda teekonda ei kiputa just sel hetkel ette võtma. Ja praegult on ju tõesti omavalitsusel väga keeruline aeg ja nimekirjad, mida on vaja teha seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, on väga pikad. Ja nüüd, kui keegi ütleb, et aga panustame nüüd hoopis innovatsiooni, siis jah, võib-olla isegi saadakse aru, et see tuleb ringiga tagasi, aga me ei saa garanteerida, nagu meilt tegelikult hiljuti ühel arutelul küsiti, et aga kas te saate garanteerida, et kui me paneme sellesse innovatsioonikeskusesse sellise oma finantseeringu, mis ei ole üldse väga suur, aga siiski, et siis see tuleb meile tagasi. Kas me saame garanteerida? Ma võib-olla võtaks kinni ka sellest eelmisest ressursside ja kui me juba omavalitsuste teema peale läksime, et võib-olla oleks ka üks näide siin kohal hea ära rääkida sellest, et kuidas ja mida omavalitsus saab pakkuda, olles siis selleks keskkonnaks või soodustajaks, et ma olen olnud seotud siis loometalgutega Võrumaal ja sinna tuli aastal 2018, see on juba vana lugu ja kuidas illustreerib ka seda, kuidas innovatsioon on pika vinnaga.
ja lahenduste leidmine võtabki aega ja tuli üks tore seltskond ettevõtmisega Mahe ja Muhe ehk et luua siis Mahe Võrumaa oli nende väga suur ja ambitsioonikas idee, aga et kuidas seda paremini teha, et mis moel siis ka ettevõtlust kaasata ja aidata siis turgutada ka maa ettevõtlust ja lõpuks siis nende arutelude ja probleemi mõistmise ja kaardistamisest jõuti siis sinnamaani, et tegelikult kust see mahetoidu tarbimine algab, on ikkagi kool ja lapsed ja kus tegelikult oleks vaja kõige enam seda haridust siis ka inimesteni viia saab kooli kaudu, järelikult tuleks pakkuda ka koolis mahetoitu. Ja tegelikult siis jõuti lõpuks selle idee arendusega sinnamaani, et võtmeisikuks olid koolikokad, keda tuli ringi et nad oleksid nõus selliseid toite pakkuma ja lõpuks päädis see siis omavalitsuste vahelise koostöökokkuleppega, millega siis võetigi eesmärgiks, et aastaks 2024 oleks siis 20% kõigist nendest haridusasutuse toitudest siis mahedad. Et see näitab ka seda, et tegelikult otsest rahalist kulu sellega ju tegelikult ei kaasne sellise otsusega, teistpidi selle mõju on hästi suur, mida saab ka mõõta ja teistpidi see turgutab ja toetab ka siis seda piirkonna mahetootjaid, et mitu nii-öelda võitu kõigile osapooltele korraga, et see on ka üks võib-olla selle innovatsiooni mõte siin, et püüda leida neid varjatud ressursse ja just, et mis tegelikult et kelles need ressursid peituvad ja sageli ongi nendes kogukonnaga inimestes, kes tegelikult võib-olla vajaksid natukene nügimist, aga kindlasti oleks suur ressurss, milleks nii-öelda eraldiseisvalt kusagilt rahasid ei peakski hankima, et lihtsalt nagu püüda leida need kohad, kus need inimesed siis omavahel kokku viia ja saakski arutada ja leida need ühised lahendused. Mulle tundub, et mida me saame garanteerida või pakkuda või on see, et jah, kui me soovime mugavat istumist, siis see ei tähenda, et seda peab tingimata tool olema. Et samuti selle puude määramise näitel on see, et kas te garanteerite, et me nagu selle puude automatiseerimisega lahendame selle probleemi, aga me ei lahendagi seda probleemi sellega. Aga see protsess pakubki sügavamat arusaamist kõigepealt sellest, et mis probleemi me üleüldse lahendame. Et Katri-Liisi näitel on see sama, et kus kohas see probleemi kese on tegelikkuses. Ja siis on küsimus, kuidas me seda lahendame. Ja see tähendab seda, et ja selleks on vaja meil neid osapooli kokku, et kõiki tegelikult lahendusi võib-olla ei pea üldse avaliku teenusena pakkuma. Võib-olla on ettevõtluses need peidus, need mingisugused asjad. Kui me teame, et meil on vähe vahendeid, siis kuidas me lahendame mingid lapsehoiu küsimused, mingisugused muud teemad. Võib-olla meil on vaja rohkem tugevdada mingid kogukondi, kes hakkab võtma ja nii-öelda toetama üksteist, eks ole. Et see aitab meil mõelda palju laiapõhjalisemalt kui ainult, mida me kohaliku omavalitsusena või riigina või allasutusena peame või saame teha. Et seetõttu on ka see koostöö ja eriti riigi või nagu avalike teenuste pakkumisel, kui ma ennem ka rääkisin selle samast, tõin selle. Neid näiteid on küll palju, aga see näide, et erinevad teenused on erinevate osapoolte vahel ära jaotatud, see tähendab ka seda, et see vastutus on ka kuidagi hajunud selle tervikpildi hoidmise eest. Et mis tähendab omakorda seda, eks ole, et meil ongi vaja neid osapooli kokku tuua selleks, et koos siis mõelda, kuidas neid lahendada. No väga hea, osapooled kokku tuua ja siuke kohtumispaik, koht, kus inimesed räägivad, suhtlevad, arutavad ja kust hakkaks siis nagu idee ja tegelikult ka koostöö arenema. Eks ole, et see, ma võtaksin kokku, on selle innovatsiooni keskkonna tekitamiseks kõige olulisem. Hästi oluline siinkohal on see, et see on see neutraalne pind. Et see oleks pind, kuhu me julgeksime, nagu Kersten ütles, me julgeme tulla oma teemadega. Need on meie mured, need on miks meile on oluline see nii-öelda probleemi lahendamine sellest vaatevinklist. Siis tuleb teine osapool, kes ütleb, et kuule, ma saan aru sinust, aga minul on see mure selle asjaga. Ja nii edasi, kui me toome need osapooled neutraalsesse pinda kokku, siis me saame neid lahendada, sest kus kohas puudub nii-öelda oma agenda, vaid on
ollakse valmis siis nii-öelda toetama selle protsessist läbiminemist. Toomas, kuidas sulle tundub, kui palju nagu omavalitsustest teadlikud selliseid kohtumispaiku, selliseid keskkondi, protsesse nagu kujundatakse, et võt, kus me tahaks nüüd, et hakkaks sündima uusi ideid ja koostööd ja sellist uut sünergiat? Ma tean, mis vastust sa ootad. Aga ütleme nii, et kui käed-jalad on tööd täis, siis mulle tundub, et maakonnas siiski, kuigi meid on ainult 3 omavalitsust maakonnas, me siiski jätkuvalt igaüks pusime ühtepidi omas nurgas ja võib-olla tegeleme ka tihtipeale samade probleemidega ja võib-olla tihtipeale osade, ütleme, ühel omavalitsuses on ka juba lahendus olemas, aga teine omavalitsus ikka pusib. Nii et kindlasti see kokkukäimise koht, mis siit läbi käis, on väga oluline, et ühtepidi ka ajalist ressurssi me kasutaks efektiivselt. Ja ma leiangi seda, et ka sihtasutus Järvamaa, kes täna ikkagi innovatsioonikeskuse ideed veab, me ei keskendu ju selle projekti näol ainult avalike teenuste arendamisele või innovatsioonile. Me tahame siiski olla kogu maakonnale toeks, ettevõtjatele toeks, vabaühendustele toeks ja nii edasi. Et seetõttu minu meelest ka meie tänane nõukogu, kus on 2 ettevõtjat, on vabaühenduste inimene, ühtlasi arvamusfestivali peakorraldaja, et erinevad mõtted ka ja ma võin öelda, et omavalitsusjuhina ja poliitikuna mulle pakub kindlust, kui see idee, mida me oleme välja käinud, selle kohta ütlevad ka ettevõtjad laua taga, et jah, see on õige suund, et sinna me peame minema, et ma ei ole kõige targem inimene mingitel teemadel otsuseid vastu võtma, aga kui sul on nagu tugev meeskond ja kes annab sulle ka kindlustunnet, et seda, ütleme, mugavam ja kindlam on neid suundi võtta, et leian küll, et täna neid kokkukäimiskohti ja neutraalseid pindasi meil maakonnas väga palju ei ole. No Kaja, Sander, kuidas te leiate aega, kui käed-jalad on tööd täis, et ikkagi innovatsiooniga ja mõtestamisega ja koostööga tegeleda? Jah, see on selline keeruline asi, et aega on meil kõigil vähe, et aega tuleb ise tekitada, eks ole. Aga ajaga on selline teema, et kui sa oled mingis kogukonnas või mingis grupis, et oletame, et see ongi siis ettevõtluskogukond, kus sa saad sealt rohkem tagasi, kui sa annad ja tekib selline mõnus sünergia, siis tegelikult seda aega ei ole ka nagu raske sinna panna. Et üks asi, mis ma nagu täna võiksin öelda, et siin piirkonnas, et ma tegelikult olen ju väga pikalt olnud Eestist eemal, kolisin alles 2 aastat tagasi Järvamaale tagasi, et ma vaatan asju hoopis teisest nagu perspektiivist ja ma näen täna väga palju nagu potentsiaali, et paljud probleemid näiteks, mis ma nägin Kanadas elades, meil ei ole neid probleeme siin, aga ikkagi me vaatame kuskil mujal on parem, eks ole. Et tegelikult ma näen täna seda, et kõik, kes te ka siin kuulate täna või teil on mõni hea tuttav, kellel on mõni äge idee, sahtlisse kirjutatud juba aastaid hoitud seal, et ühel päeval ma hakkan sellega tegelema, et täna on minu arust nagu see aeg, et kus keerulistel aegadel tulevadki väga ägedad innovaatilised lahendused ja minu arust see ei ole ainult nagu kohaliku omavalitsuse teema, see ei ole ainult nii-öelda teatud organisatsioonide teema, vaid see on ka nii-öelda kodanike enda teema, et kas me vaatame iseendasse, kas me oleme nii-öelda aktiivsed, kas me tegeleme aitame kaasa probleemide lahendamisele või me ainult nagu räägime nendest probleemidest, et see on minu arust nagu selline, ma ei tea eesti keeles vastata, aga rabbit hole nii-öelda, et kus sa lihtsalt nagu jäädki sinna probleemi nagu kinni, aga tegelikult kui sa natukene ringi vaatad, saad õiged inimestega kokku, kes pakuvad ka lahendusi, siis tegelikult nagu ühe vestlusega sa võid juba leida väga palju lahendusi sellele probleemile, aga kus see koht on, kus me Järvamaal täna kokku saame või kas või mina täna mul on nagu reaalselt, ma arvan, 100 erinevat ägedat ideed, mida võiksin nagu paremaks teha, eks ole, või käies erinevates valdades ka, aga mul läheb nüüd meelest ära vahest, eks ole, okei, ma ei ole neid ühte kuskile dokumentiga ka listinud, aga kuhu ma näiteks saadaksin need ideed või kellega ma peaksin vestlema sellel teemal, et kas me täna nagu teame seda, et okei, ma võib-olla võin Toomasele kirjutada, et kuule, mul on nagu lahe idee, eks ole, aga kas sealt tuleb nagu midagi, kui me näiteks ei saa mingisugusel sündmusel kokku ja seal oleks nagu rohkem inimesed. Ma arvan, et nagu ühe inimese initsiatiiv
kipub vaibuma väga kiiresti, sest väsitakse ära nende nagu protsessidega ja võib-olla sa ei jõua seda ideed nii väga nagu müüa. Aga kui sa saad enda kõrvale paar hullu, kes lähevad selle ideega kaasa, siis tegelikult täna on parim aeg selleks, et kus nagu leida sarnaselt mõtlevad inimesi, kes otsivad nende lahendusi. Kaja. Minul erinevalt Sandrist on väga palju aega, et küsimus on selles, et kas sa tahad teha lolli tööd ja kui palju sul nagu on tahtmist panustada. Et mina võib-olla võin enda elust tuua nagu selle sama MTÜ Eesti Noortalunikud näite, et mida ma 7 aastat olen juhtinud ja arendanud, liikmete arv tänaseks 160, alguses oli selline suhteliselt surnud koht, aga selle 7 aastaga siis tekitasingi enda ümber grupi sarnaste väärtuste ja eesmärkidega inimesi, erinevate tugevustega inimesi samast valdkonnast, kus täna käib aktiivselt koos regulaarselt, harib ja koolitab ennast ja tegelikult mingis mõttes kogu aeg loob midagi uut. Et need ideed, see sünergia, mis seal tekib, et kui mul tuleb selline ka mahetoidust, mahetootjatel on ka päris keeruline ja tulebki näiteks suure ettevõtte juht ja tuleb mul sinna üritusele ja ütleb pärast seda üritust, et ma sain siit nii palju nagu uusi ideid, et ma enne mõtlesin, et see ettevõtlus maapiirkonnas, et ma ei jaksa, ma ei taha. Nüüd ma lähen ja hakkan neid realiseerima ja kas ma võin järgmine kord oma raamatupidaja ka siia kaasa võtta, et milline innovatsiooni kasvulava. Et sellised vabatahtlikud organisatsioonid, et hästi hea koht minu arust ja hea näide. Nii, ma juhiks selle arutelu nüüd natuke poliitika teemadele ja Kersten võib siin ka valmistuda poliitika kujundamise teemal sõna võtma. Ja minust on väga ilmekas pilt siin Arvamusfestivalil praegult, kus meie siin räägime innovatsioonist suhteliselt sellises mõnusas ringis ja kõrvalpuude all on paksult rahvast täis poliitikaala, kus inimesed siis on poliitikat jälgimas. Nii et minust selle iseenesest ju väga tore, et inimesed on huvitatud poliitikast ja tahavad poliitikast tegelikult kaasa mõelda ja kuulda. Aga ennem kui me läheme selle poliitika kujundamise juurde, ma küsin, et nüüd siit meie ringist, et kas kellelgi on äkki mingeid küsimusi või mõtteid, kommentaare, mida tahaks, mis selle praeguse jutu taustal just sellest kohtumispaigast, sellest innovatsioonikeskkonnast on kellelgi tekkinud, et kuidas seda kujundada. Pipi-Liis. Palun mikrofoni. Kohe jõuab. Kohe saame mikrofoni tööle. Aitäh ja tere. Tere. Nii, kõigepealt ega häid aegu pole vist kunagi olnud ei omavalitsustes ega mujal, alati on mingid raskused. Teine mõte, mis mul siin kõlas, et juhid ei julge eksida, et on üks juht maailmas, kes kunagi ei eksi, aga tal pole praegu aega, ta juhib Põhja-Koread, seda te kõik teate. Aga see ei tähenda muidugi seda, et juhid julgeksid eksida või et nad tohiksidki eksida. Vähemalt siin Järvamaal see ei ole küll mingisugune selline praktika, et juhid tohiksid väga julgelt eksimusi endale lubada. Aga see viimane mõte, mis siin kõlas, väga tunnustan seda Noortalunike MTÜ näidet. Teate, me võiksime väga alustada sellest, et kutsuda Järvamaa inimesi kokku mõtlema. Ükskõik innovatsioonist, uuendusest, probleemi lahendusest või ka lihtsalt koos rääkima, sest seda me tegelikult ei tee. Ja ma usun, et see kohtumispaigana on meil võimalik leida, kui me tahame kokku tulla, ka täna. Ja vahel võib-olla on väga-väga innustav ja motiveeriv ka see, kui raha üldse ei ole. See on äärmiselt motiveeriv millegi tegemiseks. Nii et võib-olla meil on isegi liiga head ajad olnud, kui me pole sellega edasi liikunud. See oli mul see mõte. Ja kohtumiskoha loomine
see tegelikult ju on üks väga-väga suur selline alltekst tänasel vestlusringil ka. Ma ise usun, et see on tegelikult hea, aga me võiksime siia sisse mõtelda ka mingi see küsimus, mis teil kuskil kokkusaamisel kõlas, et kuidas see garantii on, eks ole, et mul on ettepanek, see garantii võiks olla Järvamaa inimeste garantii, kes sellesse ideesse usuvad. Me peaksime rohkem kaasama sellesse mitte ainult omavalitsusi, vaid just nimelt ma tean, et te teete seda ka, et ettevõtjaid, aga miks mitte ka täiesti üksikisikuid või selliseid inimesi, kes tahavad, julgevad panustada sellist nii-öelda riskikapitaliste heas mõttes. Et võibolla see võiks laiendada seda inimeste ringi, kes tegutsevad ja usuvad sellesse mõttesse. Tõsi ta on, häbi tunnistada, aga kui püüdsime siin kokku arutada, mitu arutelu oleme siin Järvamaa poolt Arvamusfestivalil korraldanud viimase 10 aasta jooksul, saime numbriks 3 või 4, no see oli vaieldav. Et jah, isegi seda platvormi ei ole me tegelikult piisavalt kasutanud. Et tõepoolest, jah, seda kohtumispaika võiks kujundada küll. Ja, Olavi, palun mikrofoni. Tere ja kõigile, keda ka näinud ei ole, et hea oli kuulata ja võib-olla natukene mõnda kohta kokku võtta, et üks koht oli see, et mis on siis selle innovatsiooni eelduseks. Mina siis isiklikult olen siin 3 maakonna peale seda Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatorit nüüd käivitanud aasta natukene peale, saanud targemaks, mis toimub maailmas ja milline on tegelikult see meie platvorm täna. Üks on nagu ilmselge, et üldse mingisugune innovatsioonikeskus, kui selline, räägime keskusest, on toimuda saaks, see eeldab kogukonda. Kogukond on see kõige esimene asi, nii nagu ka sina ütlesid, et nii kui sa ületasid kriitilise massi, hakkas asi toimima. Ja täpselt samamoodi käib see ka laias maailmas. Soomlased ju ütlesid meile, et selline 500 liikmeline membership juba hakkab ennast isegi ise ära tasuma. Et on kuhu püüelda. Teine, mis siit nagu läbi kõlas, on see probleemide lahendamine. Need probleemi lahendavad kõik ja jäämegi lahendama. Aga tegelikult siin meie kontekstis, Järva kontekstis tuleks hoopiski juba rääkida samm kõrgemalt, ehk siis kas me jõuame täna rongile või jääme rongist maha. Küsimus on nagu selles arengus ja arengutrendides, kas me jõuame sinna rongi peale või jäämegi sappa ja räägime endiselt siis sellest Kesk-Eesti ääremaast. Ja kolmas selline strateegiline koht, mida peaks kindlasti vaatama, tegelikult ma olen ilge Järvamaa fänn, aga on see, et mis on selle Järvamaa või Kesk-Eesti unikaalsus, miks on see, ütleme, miks me oleme erilised ja miks peaks siia tulema igalt poolt maailmast ja ka teistest Eestimaa nurkadest. Täna riiklikul tasandil, võtame EISi või EAS, selgelt investeeringute plaanis Eesti ära jaotanud. Sinna Lõuna-Eestisse on määratletud kui sellise puidutootmise ja metsanduse kompetentsi ja keskkonnana. Ida-Viru on määratletud rasketööstuse energeetikaga, Läänemaa siis merenduse ja kalanduse ja vesiviljeluse niivõrd kuivõrd ja siis Põhja-Eesti, Tallinn, siis tehnoloogia ja kõik sellega. Aga Kesk-Eestit ei ole määratletud. Kesk-Eestit ei ole määratletud ja ma tean vähemalt, et nüüd on arengukavadesse sisse võetud siis selline põllumajandus ja toidu tootmine ja kogu see. Ja kui ma nüüd 2 nädalat tagasi viskasin korra, ütleme statistikale pilgu peale, siis selgus, et 3 maakonda, Järva, siis kõige esimene muidugi, siis Jõgeva ja siis kõige lõpus Viljandi toodavad 60% Eestis toodetavast toidust. 60%. Ja mina arvan, et täna, kui me vaatame ka need kompetentsikeskused, kes meil juba reaalselt olemas on, alates siit Järvamaa kutsehariduskeskusest ja mis eales, siis see ongi nagu Kesk-Eesti, ma ütlen selline võtmeküsimus, et need 2 asja tuleks nagu selgelt esiplaanile tuua. Ja veel innovatsioonist midagi teha, mulle meeldib veel üks teooria, et mis räägitakse, mis on inimese teinud, inimkonna teinud innovaatiliseks, on see lihtne inimlik omadus nagu laiskus. Tänu laiskusele on meil kohvimasinad ja e-valimisplatvormid ja ma ei tea mis, nii et ei tahaks küll öelda, et mida laisem seda innovaatilisem, aga isiklikult ma olen hästi kindel, et see
innovatsioonikeskus siin läheb täiega käima, et see 1,5-aastane koostöö täna näitab, et ukse taga on vägagi pikk järjekord, nii et anname minna. Aitäh. Nii, Toomas. Ma soovin Pipile vastata, kui ma sain mõttest õigesti aru, et võib-olla siin jooksiski läbi see teema, mida ma tunnetan ka, et sihtasutus Järvamaa, mida on ka olen kuulanud erinevaid arutelusid, justkui võetakse mingi võõrkehana teinekord, et tehke. Et tegelikult ju sihtasutus Järvamaa on ikkagi Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt ellu kutsutud arenguorganisatsioon, täna ta on ka koostööorganisatsioon. Et see, et keegi tehke, et tegelikult see olemegi meie omavalitsused, et ma arvan, et selline järgmine samm, kuidas me kõike seda veelgi paremini saame teha, on see, et kui lõpuks tekib see mõistmine ja arusaamine, et sihtasutus Järvamaa ongi 3 omavalitsuse asi, see ei ole sihtasutuse Järvamaa asi, vaid see on meie kui omavalitsuste asi seda asja juhtida. Selleks on meil nõukogu seal, kuhu kuuluvad liikmed omavalitsustest, ettevõtjad, vabaühendused. Et ma arvan, et kui see omandi tunne tekib, siis küll me neid kokkusaamisi veelgi paremini teeme. Et kui täna me pole suutnud seda piisaval määral teha, siis jällegi pole siin mitte kellegile teisele otsa vaadata, kui ikka endale. Ja nii on, nii ja Taanilt ka. Just tahtsin sellele mõttele veel sekundeerida sellega, et tõesti, kui me räägime kohalikust omavalitsusest ja kohalikust tasandist, mis tegelikult on inimesele niivõrd palju lähemal, kui näiteks on mitte, et keskvalitsus ei oleks nagu inimesele lähedal, aga siiski mingid kihid on seal võib-olla vahel. Aga kui kohalikul omavalitsusel on see suhtlus inimesega niivõrd vahetu, siis seda tuleks ka võtta sellise ressursina. Seda tuleks võtta suure tugevusena ja eelisena, et me saaksime ja me looksime neid kohti, neid sündmuseid, kus kohas tuua need kohalikud inimesed kokku ja ühes koos siis seda oma kohalikku asja, kodukoha asja ajada. Ja see on, ma arvan, väga oluline ressurss, mis siin on kohalikus omavalitsuses, kohalikud inimesed. No kui me räägime nüüd avalikust teenusest ja kohaliku omavalitsuse teenuse arendamisest, eks ole, siis lõpuks maanduvad paljud otsused volikokku, kus on siis kohalikud poliitikud koos. Ja tegelikult oleme me ju ka selles diskussioonis jõudnud tõdemuseni, et kui poliitika kujundamine ja poliitika tegemise kvaliteet ei muutu, ega siis ikkagi mõned sellised suuremad algatused ja projektid, mis otseselt võib-olla ei ole erasektoris, aga mis tahaksid just seda avalikku ja sotsiaalset innovatsiooni tekitada, võivad üsna hõlpsasti liiva joosta. Ja pahatihti ikkagi tundub, et kuidagi volikogus elatakse mingisugust oma elu, kogukonnad elavad mingit oma elu, ettevõtjad mingit oma elu ja mingisugused paralleelmaailmad nagu jooksevad, eks ole, et just kui kõik head ideed lähevad volikogust mööda ja noh, ma tean, et see kindlasti nii ei ole, tunnen isegi mitmeid volinikke ja tean, milline see diskussioon seal on, aga just ka sellest poliitilisest süsteemist tulenevalt, omavahelised põrkumised, me teame, minul on isiklikult järg praegult juba käest ära läinud mitmes Paide linnapea hetkel valitseb Paidet peale viimaseid kohalike omavalitsuse valimisi ja türikad ärge naerge, ega teilgi on seal turbulentsi olnud, et kõige kindlamini püsib siin praegu Toomas Järva vallas. Et kuidas me nagu selles olukorras nüüd ikkagi selle innovatsiooni jutuga nüüd sinna poliitikute töölauani jõuame ja näitame, et see on ka neile kasulik, et see läbimõtestamise innovatsiooniprotsess lõpuks peaks kulmineeruma kvaliteetsemas poliitika kujundamises ja poliitilistes otsustes. Kersten, kuidas sa vastaksid sellele küsimusele? Jälle mikrofon läinud kõndima. Ja teised võivad muidugi ka mõelda sellele, et toome korra sellele poliitika teemale, selle diskussiooni. Enne kui mikrofon tulema segan vahele, et ennem käis väga selliselt tugevalt läbi, et justkui kõiki asju me püüame rahaga lahendada, siis ma tahan selle täielikult kummutada, sest omavalitsused teevad väga palju just nimelt neid samu näiteid, uusi lahendusi täiesti nullrahaga samamoodi, et on igasugu innovatsioonipäevisi, on kogukonnapäevasi, on uusi süsteeme arendatakse, see sama mahetoit on juba üle-eestiliselt levimas, et tegelikult tehakse sellise
kas olematu raha või vähese rahaga samamoodi, et ma ei taha küll seda muljet jätta, et justkui kõik peitub rahas, absoluutselt mitte. Ja küsimus oli, et miks poliitikud ei pea oluliseks siis olulisi küsimusi, et ma üldse nõus ei ole sellega. Et nii palju, kui mina aru saan, siis poliitikud on ikkagi kõige populaarsemad tihti kogukonna liidrid, eestvedajad, kes on lihtsalt nagu valmis siis ka võtma mingeid avalikke rolle selleks. Ja sellepärast ma arvan, kõik volikogu liikmed on oma kodukoha kõige suuremad fännid, oma kogukondade kõige suuremad eestvedajad ja kahtlemata muretsevad kõigi nende asjade pärast. Aga nüüd iga roll või organ või organisatsioon, kuhu sa kuulud, dikteerib natukene seda tööd, mida sa seal teed. Ja see, et inimestel on maailmavaatelised erinevused, arusaamad erinevad, ma ei tea, arengusuundadest, kuidas selleni jõuda, see on ju ka kõik täiesti normaalne. Ja see kõik on demokraatia nagu päris osa, sealhulgas see, et vallavanemad vahetuvad ja volikogu liikmed vahetuvad ja ma arvan, me ei tahaks seda, et seda ei juhtuks. Ehk siis tegelikult tuleb otsida ju neid formaate, kuidas võimalikult rohkem oleks osapooled nagu osalised või kaasatud protsessides. Olgu see siis mingite uuenduste väljatöötamine, olgu see mingite kohalike arengute planeerimine, elluviimine ja nii edasi. Ja mida ma nagu julgustaksin, milliseid lahendusi otsima on siis, kui me nüüd võtame selle poliitilise poole, opositsiooni ja koalitsiooni nagu kokku panemine nii palju, kui see võimalik on. Et meil kipub olema poliitika selline, et kes on võimul, siis teine pool surutakse nagu kõrvale. Ja siis, kui toimub see vahetus, siis toimub täpselt sama asi. Ja selle tõttu tihti võidakse ka mingisuguseid ka väga normaalseid asju, mis on planeeritud kõrvale lükata. Et võib-olla me peaks otsima niisugust konsensuspõhiseid töövorme rohkem, nagu me Skandinaavia maades näeme. Ja ütleme, võib-olla nende innovatsiooni toetavate tegevusruumide nagu kujundamisel, see oleks nagu õige koht, kus pihta hakata mingite väikeste sammudega. Sealhulgas näiteks teha omavalitsusjuhtide innovatsiooniklubi ja see ei oleks mitte ainult vallavanemate klubi, vaid sinna võetakse ka suurima opositsiooni, ma ei tea, fraktsiooni esindaja, sest homme võib see võim olla ju kõik hoopis teistpidi. Ja see artikkel, millele ma viitasin, et kuidas poliitikuid võimestada innovatsiooni veduritena, siis seal oli muideks seda probleemi kirjeldatud, et opositsioon kipub jääma nagu kõrvale, ütleme, jooksvate arengute nagu eestvedamisest näiteks. Ja teine probleem, mis seal oli välja toodud, see oli taanlaste näide, oli siis see, et nagu need poliitikud, kes on nagu täitevvõimuga rohkem seotud, vallavanemad, abivallavanemad, et nemad on selles ametkonna ja tippametnike nagu ütleme mõjusfääris või rohkem nagu nendes asjas sees ja need poliitikud, kes on nagu rohkem volikoguga seotud, nemad on sellest nagu väljas, et kuidas neid nagu kaasata ja seal näiteks midagi täitsa uut ju ei ole olemas maailmas, näiteks üks lahendus, mis seal pakuti, olid siuksed nagu teemapõhised komisjonid või probleemkomisjonid, et kui sul tuleb mingisugune, nagu te enne rääkisite pikalt, et meil on palju probleeme kogu aeg lahendada, siis meil ei ole mingi alaline majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, me teeme mingisuguse probleemkomisjoni, kellele antakse pureda see küsimus ja ta töötab välja omad nagu lahendused. Ja kui me nüüd mõtleme maakondlikus vaates, siis mis nagu takistab teha selliseid ütleme, ei saa seda volikogu komisjonina, aga töörühmi ka omavalitsuste üleselt näiteks. Ega ei takistagi, aga sinu ees on seal, kõigepealt oli Aili. Et Aili on Türi volikogu liige ja ka kogukonna hing. Ma tegelikult, kaks märkust võib-olla kogukonna mõttes. Konnamaja Türil on ka innovatsioonikeskus, aga meie meenutame vana ja kõik avastavad, et see on nii innovaatiline, et toitu saab ise kasvatada ja muud asjad. Aga ma oleks hoopis emakeeleõpetajana pakkunud ühe idee, et minust innovatsioonikeskus kõlab sõnana umbes sama jubedalt nagu rekreatsiooniala või
terroriorganisatsioon, et minu arust meil oleks vaja mingit head nime, kas või uutlemine või see on nagu natuke veider, aga võib-olla pakuks mingi idee nagu plõksukeskus, et vaata, kui idee tuleb, siis plõks käib ära, et plõksukeskus või mingi selline mõte hoopis emakeele tandrid. Meil on üks fail, kuhu me kogume neid mõtteid, et me lõpuks valime midagi välja. Ma jätkaksin Kersteni mõttega, et minu arvates meil on hästi palju kasutamata ressurssi maakonnas. Ja see, et üks tõrjub teist ja siis teine jälle omakorda, et ikka kord üks peal ja siis teine peal. See on poliitilises mõttes võib-olla vältimatu, aga see ei pea olema vältimatu minu arust nagu selle Järvamaa arengu mõttes. Et meil ei ole siin lihtsalt ju nii palju inimesi, et me saaksime neid liigitada, et nüüd on ainult need ja siis on ainult teised. Me keegi sellest patust tõenäoliselt puhtad pole. Aga ma just Maikoga suhtlesin eelmisel aastal vist, kui me tegime seda Järvamaa arengustrateegiat ja siis ma just ütlesin, et ma olen olnud 10 aastat omavalitsusjuht, mitmel korral Järvamaa jollijuht, eks ole, aga aasta jooksul pärast seda, kui ma ametist lahkusin, mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuhugi mind ei kutsunud ja mitte keegi ei küsinud, kas sa tahaksid kuskil kaasa lüüa või mis sa sellest arvad. Võib juhtuda küll, et minust on lihtsalt kerge ületoos kõigil, on ju, ja ta aitab. Aga ma arvan, et meil on hästi palju inimesi, kes on läinud ka Järvamaalt kaugemale, aga siit võib-olla kuidagi seotud veel või siit pärit või tagasi tulemise mõtetega. Need, kes on osalenud kohalikus elus, ärme ütle poliitikat, ma ei räägiks siin üldse nagu poliitikast. Me võiksime selle ressursina kuidagi koondada. Inimesed liikuvad muidugi, aga täna meil on läbi veebi hästi palju kohtumise võimalusi näiteks, ja kõik alati ei saa ja mõnda ei huvita. Aga kuidagi koguda kokku seda Järvamaa mingisugust sõprade klubi. Miks mitte? See on kindlasti see koht, kus tekiks mõtteid, vaidlusi ja arutelusid. Jaa, aitäh. Olge head. Tervist. Ma tooks siia vestlusesse sisse sõna leiutamine. Ehk siis leiutajad on need, kes siis õhinapõhiselt hakkavad mingit probleemi lahendama. Niisugused nagu ettevõtjad on. Või siis on ta siis ettevõtja või kus iganes ta tekib idee, sellepärast et mingisugune eluline asi vajab lahendust, kas tema isiklikus ringis või kaugemal on. Ja küsimus on siis selles, et ühel hetkel ta hakkab nagu vaatama, hakkab mingeid asju proovima, katsetama, ei tule välja. Seda õhinat on vaja tal hoida kuidagi. Ja seda sädet nii-öelda. Et kui Tyson tegi kõigepealt 1400 erinevat katset, kui ta jõudis selle uue tolmuimeja tehnoloogiani. Et vaata, kui palju teinekord on vaja katsetada. Et küsimus on selles, et kuidas me saame seda õhinat ja seda sädet hoida, juhul kui tuleb nagu ebaõnnestumisi. Aga võtakski siit selle ettevõtluse poole pealt nagu üle, et just Sander ka, kuidas teie seda poliitilist poolt nagu tajute, kas me mõtleme üle, tähtsustame liiga palju seda poolt või on see ikkagi oluline, mis ka poliitilisel tasandil toimub? Jah, ma korra vastaks selle õhinale ka, et tegelikult see on väga lihtne formaat, et seal on vaja lihtsalt need inimesed su ümber, need 5 inimest, kes su ümber on igapäevaselt, need võiksid olla siis nagu ühtselt nagu meelestatud, et see õhin nagu jääks ja tegelikult ma arvan, et poliitilisele jõule on ka abiks see, kui kogukond on aktiivne ja tahab asju teha, et kes see kogukond meil täna siin on, eks ole, et meil on niivõrd palju erinevaid inimesi ja ma mõtlen täna Järvamaa noortele, et olen ise ka siin üles kasvanud ja ma läksin nii suure õhinaga, läksin siit minema, mõtlesin, et oi, mujal on parem ja on lahedam ja täna nagu siia tagasi tulles ma mõtlen, et ei ole paremat kohta, kus pere kasvatada. Ja ma näen täna täpselt neid samu noori, peaaegu nagu ka koopiaid või siis nagu peegelpilte, kes oli 10 aastat tagasi siin samas piirkonnas ja ikka need samad ma ei tea, mingisugused mustrid, et ma ütleks nagu seda, et võikski olla nagu see noorte nagu fookus, et kui me mõtleme täna nagu, et mis poliitiliselt nagu ära teha, et siis me peaksime mõtlema täna nagu just nendele noortele, kes hakkavad siit nagu ära minema ja meil on tõesti väga palju Järvamaa inimesi, kes on kuskil mujal, ütleme Tallinnas, välismaal ja nad on väga kõrgel tasemel spetsialiste. Meil on väga lahedad inimesi siin ja ma ütleks, et Järvamaa inimene, noor on väga ambitsioonikas, ettevõtlik,
et mulle üldse ei meeldi see, et meie haridustase on kõige madalam ja nii edasi, et ma arvan, et see ei ole nagu takistatud, see pigem on ka teistpidi ta on nagu ta on ka mingis mõttes nagu pluss, eks ole. Meil on väga aktiivsed nagu noored ambitsioonikad, et nüüd olekski nagu vaja mõelda, et kuidas me neile loome mingi kokkutulemise koha, eks ole, et minu arust innovatsioonikeskus ongi see koht, et kus saavad tulla need nii-öelda Järvamaa sõbrad, kes on kunagi siit ära läinud, tulla siia, inspireerida neid noori, et neil ei oleks nagu nii raske siis, kuidas öelda, neid valikuid nagu teha, et ma mäletan ise ka, et ma arvasingi, et pärast gümnaasiumi lõppu, et mul on ainult üks valik. Come on, et tegelikult, kui ma ülikoolis olin, siis ma vaatasin, et et kuule, tegelikult mul on 10 valikut, eks ole, ja siis ma hakkasin ettevõtlusega rohkem tegelema, vaatasin, mul on miljoneid valikud ja hakkasin reisima ja tegelikult minu arust seda nagu ongi vaja kõige rohkem meile Järvamaale, et meil on vaja tuua mingis mõttes neid inimesi tagasi, et minu arust väga hea näide oli Viljandis hea inspiratsioonipäev, kus oli, ütleme, Eesti üks tipptegijaid oli kohal, tegelikult 2, eks ole, ettevõtjad ja teised ettevõtjad said minna kuulama ja minul täiesti, ütleme, väga mind inspireeris, ma sain sealt hea tuttava, mitu tuttavat tegelikult ja ma ütleks täna, et sellest on väga palju abi olnud ja see oli ainult üks õhtu, see oli 3 tundi ja me korra sõitsime tund aega teise sõbraga sõitsime Viljandisse, eks ole, et kui raske on tulla näiteks mõnel tallinlasel või tartukal tulla siia Paidesse, kus see koht on? See ongi see küsimus, eks ole, et me ei saa seda teha kultuurimaja kuskil väikses saalis või me ei saa teha kuskil, täna Arvamusfestival on nagu harukordne võimalus, aga meil on vaja mingit kohta, kus inimesed tulevad uksest sisse ja nad juba mõtlevad teistmoodi. Nad unustavad oma need igapäevased probleemid ära ja nad tulevad juba kõrgema nii-öelda. Võib-olla see Arvamusfestival ongi üks sellistest kohalikest ressurssidest, mida võib-olla tasuks rohkem ära kasutada. Kaja, sina ja poliitika või ettevõtlus ja poliitika, et kuidas sa nagu seda poolt nagu näed, et ma ei ole tegelikult ka sellega nõus, et kuidagi neid innovatsiooniprojekte või seda mõtet innovatsiooni vajalikkusest tuleks kellelegi maha müüa ja sekundeerin sellele, et pigem vist poliitikaga tegelevad inimesed on sellest võib-olla keskmisest rohkem huvitatud. Aga nendest mõtetest kokku mind väga kõnetasid see esimene viide tõepoolest sellele, et Järvamaal on väga tugev toidutootmine. Meil on siin ka väga moodne Eebimaa tehas kohe valmimas, kus ma ise olen igatepidi kättpidi sees ja meil on Järvamaa kutsehariduskeskus, mis on minu jaoks olnud nii atraktiivne tööandja, et ma olen Harjumaalt, Tallinna külje alt 10 aastat sinna sõitnud noori põllumehi õpetama kümneid tuhandeid kilomeetreid. Keskkonnal ei ole väga nagu kasulik, aga on hea näide, onju. Ja mina olen ka jälle sellega ka nõus, nagu tuli sealt poolt, et tegelikult, et kas innovatsioon või inimesed, kas muna või kana, et ägedad asjad tulevad sinna ja koonduvad sinna, kus on ägedad inimesed. Et ägedad inimesed, miks mitte, võiks tulla sinna sama Järvamaa kutsehariduskeskusesse. Mina olen õpetanud nii ülikoolis kui kutsekoolis. Kutsekoolis on palju rohkem säravate silmadega inimesi. Meile tuleb väga palju inimesi, kes tulevad ülikoolist, nad ütlevad, et tahavad teha päris asja, päris inimestega. Et see on väga suur ressurss ja potentsiaal. Katri-Liis, mis meil siis puudu jääb? No ühte vastust sellele ei ole, mis puudu jääb, aga kui võtta sellest poliitikute teemast kinni, et jääb mulje, et nagu poliitikud oleksid siin mingil moel innovatsiooni vastased või kuidagi raskemini kaasatav auditoorium, et eks igal ühel on oluline näidata seda, et kuidas nende teemad saaksid ära tehtud ja et mida selleks veel, keda ja milliseid ressursse saaks siis selleks paremini kaasata, et kellegi agendat nii-öelda ellu viia. Et eks selle innovatsiooni või uuenduste keskuse, lahenduste keskuse mõte on ka see, et tegelikult seda koostööd vahendada, et hästi sageli ikkagi mõeldakse, et see koostöö on nagu kõrvalsaadus või et see tekib kuidagi iseenesest või see on nagu nii pildis, aga tegelikult see nii ei ole, et see vajab väga sihipärast tööd ja ütleme, et innovatsiooni puhul ka, et need lahendused sünnivad, mida mitmekesisemad inimesed tegelikult kokku saavad, et kui me oleme hästi ühesuguselt mõtlevate inimestega koos, siis sageli me üksteist küll
kiidame takka, aga ei pruugi selliseid uudseid lahendusi sündida ja no selle innovatsioonikeskuse mõte võiks ka ikkagi olla see, et tegelikult on hästi palju vaja ka tõlkida neid erinevaid osapooli üksteisele, et olles nii akadeemilises seltskonnas kui ettevõtjatega koos, et tegelikult ka see keelekasutus nii-öelda on väga erinev, milles inimesed räägivad, et see võib olla küll üks ja sama eesti keel, aga ikkagi väga erinevad on need arusaamised ka, kuidas ühte või teist organisatsiooni kultuuri arendada ja need võivad väga sageli saadagi takistuseks, miks see koostöö ei toimi, et üks paljudest rollidest võiks olla see, et püüda ka niimoodi vahendada nii-öelda neid erinevaid avalikku ja erasektorit ja kodanik omavahel. Ja kui siin tuli eelpool juttu sellest, et me oleme kuskilt rongist maha jäänud siin Järvemaal, et võib-olla üks roll on ka see, et mõelda, et mis on see siis see mõju, kuhu me tahame välja jõuda, et ühes või teises valdkonnas, et me siis määratleksime selle punkti nii-öelda, et mis see lisandväärtus siis on, et kas me tahame ettevõtluskeskkonda toetada, mingit tüüpi ettevõtteid rohkem siia luua, et kas see on kuidagi soodustav üksikutele ettevõtetele või on see kuidagi siis mingid tegevused, või ka toetusmehhanismid, mis soodustaksid siis pigem laiemalt kõikide heaolu tõusu või kvaliteedi tõusu, et need on ka need otsustuskohad, mida jällegi saab siis nii-öelda vahendada või hõlbustada selle innovatsioonikeskuse abil eeldatavasti. Daniel, äkki sa räägid vahelduseks meile paari sõnaga, kuidas sa täna siia tulid? Ma tulin, hea küsimus. Ma mõtlesin, kuidas ma pääsen Paidesse. Ma mõtlesin alguses, ma tulen kellegi perekonnaliikmega, oma autoga, aga siis see variant langes välja. Ja siis mõtlesin, siis ma teadsin, ma nii naiivne ka ei ole, et Paidesse rongi ei tule, aga siis ma mõtlesin, et kuidas saaks bussiga tulla, et ma otsisin ka erinevaid transpordivõimalusi ja mõtlesin, et ei viitsi nagu auto, et tuleks autoga siis, aga siis ma sain lõpuks teada, et Lux Express siis pakub võimalust, et ilma tõstubki ka bussi. Ehk siis tagumine uks on ümber ehitatud niimoodi, et seal on võimalik ratastool peale tõsta. Aga seda on vaja 5 päeva ette tellida. 5 päeva ette tellida arvamusfestivalil on võimalik, aga kõik elu ei ole võimalik 5 päeva ette planeerida. Eriti kui sul asjad võivad nagu ootamatult muutuda, aga mina sain nüüd 2 päeva ette tellides ikkagi selle bussi kätte ja tulin kohale. Ja pandi mind kutsehariduskeskuse ees maha, ma tulin oma perega, kuskil seal on, ja siis vurasime siia, et see on võimalik. Nii et, aga kui peab arvestama, et koosolek enne kella 10 ei saa alata. 9.45 tulen bussist maha, et siis sellega tuleb arvestada. Aga samas jällegi saab ju tee peal ka olla juba liituda, nii et miks mitte seda sisse arvestada. Aga ma saan aru, millele sa viitad. Jaa. No meil on jäänud veel seda toredat arutelu siin kuskil 18 minuti jagu, et küsin, kas vahepeal on veel mõtteid tekkinud Olavil? Mikrofon kogu aeg läheb aina kaugemale, mul on selline tunne. Ei lähe. Suur tänu. Ma olen selline praktik, et aga siiski ülikoolist on kaua möödas see poliitika definitsioon. Minu mäletamist mööda oli mingi selline tegevuste kogum, tehiolude loomine, mingite hoiakute ja muutmiseks. See oli nagu see esimene pool või siis mingi materiaalse eesmärgi saavutamiseks. Et on see poliitika definitsioon mul õige üldse praegu? No võib-olla Kerstin on veel parem selle. Ma kuidagi niimoodi mäletan seda, aga põhimõtteliselt poliitika on ikkagi siis tegevuste kogum mingite eesmärkide saavutamiseks, eelkõige hoiakute ja uute teadmiste või suundumuste muutmiseks. Et ma olen sellest niimoodi aru. Ja juhtimine on siis oma soovide siis saavutamine teiste inimeste abil. Just, ja kui nüüd poliitikuid kui selliseid nagu asja juurde tuua, siis mis seal ikka
nii kui koer tuppa kakab, on ju, kuidas sa toimetad, tuleb ta viia sündmuste keskele ja selgitada, on ju, et aga kui nüüd laiemas poliitikast rääkida, siis kõige lähedam, mida tegelikult täna jällegi teadvustama peaks, on see, et Eestist on saamas netomaksja. Ütleme, mis tähendab seda, et järgmise perioodid Euroopa Liidu toetused kahanevad oluliselt, ütleme nii. Ja praegu minu meelest on nagu ainuke võimalus veel seda kasutada siis selle poliitikate kujundamiseks ja ka siis ütleme selle kui noorest kuni täiskasvanuni siis nende suundumuste ja hoiakute muutmiseks, et 200 000-st 2 miljonit juba järgmisest voorust kohe kindlasti ei saa. Ma olen üsna veendunud selles, et see on nagu üks asi, mis selle siis innokeskusega peaks nagu tegema. Teine praktiline asi, mida ma nüüd jälle olen vaadanud, et see Kesk-Eesti maakondade struktuur on üsna sarnane ettevõtjate poole pealt. Täpselt sealt kuskilt 80, kui ma võtan listi top 100, siis ettevõtjatest 80-90 lõpeb siis miljoniline käive. 80 ettevõtet suudavad maakonnast teha rohkem kui siis 1 miljon käivet. Ja teine, mis on kõigile ühine, on see, et on siis 10 sellist kuidas ma nimetan sellist visiooni ettevõtjat või need, kes nagu vaatavad enda ettevõtte aiast ka ütleme laiemalt. Neid on 10 ja võibki Järvamaalt need üles lugeda alatest, ma ei tea, Urmasest, Kurrost, Jaanusest ja siin veel siit-sealt on ju. Nii et ja täpselt samamoodi on see nii Viljandis kui seal, ütleme nii, et tegelikult on see, et kui nüüd neid saaksime kahekordistada, neid ettevõtjaid, kes hakkaksid rääkima ka rohkem, ütleme, sõna sekka, ütleme, et mul on sellest Marrandist ka juba siiamaani ausalt öeldes, aga Jaanus vastu see hea sõber mul, aga et see peaks kindlasti nagu laiemaks minema, olemasolevad ettevõtted ja veel siis on see teine pool, väga oluline pool. Minu hing kuulub ikkagi muidugi sellisele materiaalseid väärtusi tootvaid ettevõtjatele, tegelustele, aga Sandri-sugused, see on nagu see, mis teeb täna ettevõtluse targaks. Ja see suund, et kuidas seda start-upi, iduettevõtlust ja seda kaasaegset elustiili ja noortestiili, projektipõhisust, tööampse ja neid võimalusi, see on kindlasti nagu teine suund, ütleme nii, et kuhu nagu minna, aga need, et olemasolevate ettevõtjate arvu, kes võiksid kaasa rääkida, suurendada, ma arvan, et see on võimalik. Aga sinu kõrval istub ka pikaaegne ettevõtja Kurre, kuulub ka sihtasutuse nõukokku ja sa oled nüüd jälginud siin viimase aasta jooksul seda protsessi natukene, et kuidas sulle nagu kõrvalt tundub meie püüdlused innovatsiooni suunas? Püüdlused on väga head ja Kersten ja mina oleme mõlemad Lions Klubi liikmed ja meil on range keeld üldse poliitikast rääkida Lions Klubi sees. Tahaksin selle sisse viia sihtasutus Järvamaa koosolekutele ka, et me räägiksime ainult Järvamaa edust, Järvamaa hüvangust ja jätaksime poliitika ära. Ja vahemärkus, et võrgustumine on kõige tähtsam, see on edu võti. Aitäh. No, kui me räägime koostööst ja sündmustest ja kohtumiste kujundamisest, siis kõik alati on noogutavad ja kiidavad takka, et jaa, loomulikult tuleb teha, tuleb kokku saada, nii äge on, teeme või tehke, aga selles mõttes, kui tegemiseks läheb, siis igaüks ikka nohistab oma nurgas. Et kelle vastutus siis lõpuks on, et minu meelest see sama Pipi-Liisi mainitud arengustrateegia on hea näide. Kutsume kokku erinevate valdkondade ametnikud maakonna tasandile. Kõigil on väga tore. Hakatakse kohe kogemusi vahetama, arutama, rääkima. Aga keegi neist ei võta ise seda initsiatiivi, et edaspidi seda sellist kokkusaamist organiseerida. Ehk siis kõik justkui koostööd tahavad, aga ise selle organiseerimisest vastutust võtta ei soovi. Et kuidas sellist väga lihtsat ja praktilist asja siis nagu murda või kuidas üldse sellist nagu kokkusaamist ja kohtumisi ja protsessi kvaliteetidest, et Daniel, sina oled neid protsessi nagu läbi viinud ja kõrvalt näinud pikalt, et kuidas seda keskkonda teadlikult kujundada ja kes siis lõpuks selle kõigest vastutuse võtab? Ma arvan, et hästi oluline see, mis Katri siin ütles, et ennem, et see koostöö ei ole mingisugune asi, mis iseenesest justkui, ta võib iseenesest ka sündida ja kindlasti on väga häid näiteid, kus kohas
ja võib-olla see protsess, mis ka ütleme räägitud struktureeritud koostöö võib-olla ka koondab häid parimaid nii-öelda praktikaid, kuidas see isetekkeline võib-olla koostöö või mis see koostöö parim osa on, aga eks ta eeldab sellist koostöö juhtimist võib-olla, sihipärast tegevust ja tegutsemist ja seda, et selle protsessi juht aitab siis need erinevad osapooled, erinevad nägemused nagu ühe laua taha tuua. Ja eks meil on selleks metoodika, ma usun, et on olemas ja ka esimesed nii-öelda ka mingi hulk kogemusi on ka nii-öelda avalikus sektori toimimisest või on olemas, et seda tuleb lihtsalt siia üle kanda ja luua seda sisemist võimekust, et siin koha peal tekiks kompetents siis neid protsesse läbi juhtida, et siis nii-öelda vajalikus suunas. Ja ma lisan omalt poolt nii palju, et meil on see kokkusiduja ju maakonnas olemas ja selleks ongi meil sihtasutus Järvamaa, et ühtepidi ongi arusaadav, et kui me räägime, et ükski omavalitsus ei võtta seda juhtivat rolli, ongi kõigil on oma tegemistega käed-jalad tööd täis, aga selleks ju meie sihtasutus ellu ongi kutsutud, et tema on see kokkusiduja, kes seda nii-öelda vahendab ja kokku kutsub, nii et ma arvan, et see osa on meil maakonnas tegelikult täidetud, lihtsalt me peame seda veelgi efektiivselt ära kasutama. Aitäh ja ma võtaksin nüüd selle tänase arutelu siin kokku, et minu arust on siin väga huvitavaid mõtteid läbi käinud, minu jaoks vähemalt ja kogu see kohtumispaiga mõte, poliitika kujundamine, et see on oluline ja see ka, mida siit ringist on tulnud, et me võiksime võib-olla olla natukene julgemad ja võib-olla ka kompleksivabamad ka poliitikute ja opositsiooni, koalitsiooni omavahelises koostöös. Aga äkki teeksime lõpus ühe sellise hea ringi, et kuna see on selline üsna reaalne mõte, idee, mida me siin oleme nüüd siin peaaegu aastakese juba mõelnud, tegelikult see regionaalne innovatsioonisüsteem on siin maakonnas juba nii-öelda küpsenud juba 2018 aastast, et täna on ta lihtsalt võtnud sellise realistlikuma suuna ja kohe tegevuskava sinna järgi, et küsikski, et kuidas me siis siit punktist edasi lähme ja mis võib-olla keegi ka tänasest sellest arutelust siit kaasa võttis. Ma ei tea, laseks siit täitsa ühe mikrofoni korra ringi käima ja hakkame sealt Kerstenist peale ja ei pea ilmtingimata midagi ütlema, aga kui on mõni mõte, millega te siit ära lähete täna, siis võiks selle välja öelda. Korraks kerin tagasi, küsimus oli poliitika definitsioonist Olavil, et neid on, me kirjutasime siin hiljuti 1500 lehekülge õpikuni, et neid on palju, aga võib-olla kõige tuntum nendest on hoopis see, kes saab mida, millal ja kui palju, ehk siis küsimus poliitika kui ressursside üle otsustamine, aga jah, kaasaegsed vaated on rohkem midagi sellist, nagu me siin rääkisime, disainipõhiselt nagu läheneda siis ühiskondlike probleemide lahendamisele. Aga ma ei tahakski sellest innovatsioonikeskust, ütleme, ma ei tahaks, et see minu mõte oleks. Minu mõte on see, et rääkimine on tähtis, aga midagi tuleks ära teha. Olgu kas või mingid pisikesed sammud, tibusammud, aga nagu minema kuskile suunda. Asi, Tiina. Aitäh. Mina olen eluaeg kooliinimene olnud ja praegugi ja hästi paljud teemad haakusid ka kooliga täna. Aga mina arvan, et mõtlemiseks on vaja aega. Koolis on kogu aeg kiire ja võib-olla see julgus eksida tuleb ka järjest rohkem kooli sisse meil igapäevaselt, aga õpetajad peaksid olema vähem ülekoormatud, et meil oleks koos mõtlemise aega rohkem. Just. Aitäh. Pakuks ühe sellise idee jälle innovatsioonikeskuse toetajana ikkagi olen ma südames ka, et saunaõhtuid tuleb teha. Minust väga palju epohhiloovaid asju on sündinud saunas ja siis saab nagu ettevõtja, kogukonna inimene nagu ühendada meeldiva kasulikuga, aga ma ikkagi nii-öelda ilma naljata, et koosolekutel tuleb käia ja oma arvamust tuleb viia enda seest välja. Samamoodi innovatsioonikeskuse ja Järvamaa arengu toetajana. Mulle tundub, et me peame seda omaniku tunnet suurendama kõvasti.
et paratamatult ka sihtasutus Järvamaa on olnud meie koalitsiooni inimeste nägu. Ja ma arvan, et see neutraalsus võikski siia tulla meile sellisena, et me haaraksime, suudaksime nagu arusaadavaks teha, miks mitte. Ma tahtsin ütelda, et kohalik poliitik, ennem kui temast saab poliitik, on ta ju lihtsalt kohalik inimene, kes olude sunnil ühe või teise jõuga nagu hakkab koos tegutsema, eks, et ärgem neid nüüd mingiks eraldi liiks, sellepärast pidagem. Ja põhimõtteliselt me ikkagi võiksime saavutada selle, et kõigil meie, vähemalt meie volikogude inimestel on nagu isiklik suhe sellesama sihtasutusega Järvamaa ja et me tunneme ka, et kas me oleme poolt või vastu, kas me tuleme kohale või ei tule, et see ikkagi mõjutab kogu seda protsessi. Aitäh. Et sihtasutuse juhina ütlema seda, et minu jaoks on kõige tähtsam protsess see, et saaksime augusti lõpus selle projektiplaani paika koos eelarvega, aga tegelikkuses kogu protsess on mega kiirelt jooksma hakanud ja ma näen seda kõige rohkem, et aega ei ole rääkida. Täpselt õige asi, et kas siis saunaõhtud, mingid muud diskussioon, et oleks elav diskussioon erinevate inimeste vahel. Aitäh. Mart. Mul on hea meel, et ega muutus hakkab ju sellest, et sul on hulk inimesi, kes tahavad teha asju teistmoodi, et kui me teeme asju alati nii, nagu me oleme teinud, siis me jõuame sinna, kus me oleme olnud, eks. Et me peame julgema asju teha teistmoodi, siis me on lootus, et me jõuame kusagile mujale, kus me enne ei ole, et me soovutame mingisuguse arengu. Et selle jaoks on vaja kriitiline mass inimesi, kes julgevad teha asju teistmoodi ja julgevad tõepoolest, nagu täna on kõlanud, ka eksida. Minust hästi palju on seda nagu hirmu, et okei, meil ei ole mingit poliitilist toetust või meil ei ole raha, et sellepärast me ei saa neid nagu asju teha. Või et kui me teeme asju, et siis võib-olla läheb midagi halvasti ja siis me tunneme häbi, et inimesed näitavad näpuga, et näed, et läks nagu alati. Et julgust teha asju teistmoodi, et see kriitiline mass mul tundub täna on olemas, seda saab juurde tulla ja siit nagu on hea edasi minna. Ja just see, et Järvamaa ma arvan, et ei peaks nagu häbenema kuule, et öeldagi, et kuhu me tahame siis jõuda, et ma vaatan Eestis nagu teisi piirkondi, mis on Setod või Kihnu või piirkonnad, kes on leidnud mingisuguse identiteedi, mida on nagu väga selgelt ütleme promovad, et mis on see Järvamaa nagu suund, et kuhu me tahame liikuda, aga regionaalselt me siin ei ole defineerinud seda. Aitäh. Olav hästi lühidalt. Mind inspireeris mõtte sellisest eestikeelsest nimetusest. Ma väga armastan eesti keelt ja lingvistilist lähenemist, nii et teeme koostööd, mõtleme midagi lahedat välja. Aitäh. Nii, sa küsisid kokkuvõtted ehk Järvamaa sõprade saunaõhtu Plõksukeskuses septembris. Mina ütleks, et vähem mina ja rohkem meie. Aitäh. Tiina on ka. Ma ütleks seda, et Järvamaa inimene on tegelikult ju olnud väga ettevõtlik, tubli ja innovaatiline, et me kipume vahel ära unustama seda, mida me oleme teinud. Me oleme ikkagi läbi aastate olnud teatud asjade eestvedajaks. Ja aga me harjume ise ära sellega. Ja võib-olla nii-öelda see spiraal, mida mööda me oleme järvakatena läinud ja neid asju teinud, võib-olla oleme jäänud sinna praegu ringi, et me suudame ennast kokku võtta kindlasti ja sealt hakata edasi trügima, et Järvamaa hing on visa, jõudu kõigile meile. Aitäh. See oli nüüd selline lähem ring, et meil seal kaugemal istub veel kuskil 100 inimest, et me seal ei jõua nüüd päris nii tihedat ringi läbi teha, aga ma küsin, kas sealt kaugemalt on kellelgi ka mõni mõte või repliik ennem kui me päris otsad kokku tõmbame. Hetkel ei paista, aga palju häid mõtlejaid on seal küll näha. Igal juhul ma väga tänan teid selle arutelu eest ja nagu tegelikult siit juures olevat pildilt ka arutelus osalejate suhtes on näha. Meil on kaasamõtlejaid, me ei ole üksinda ja meil on inimesi, kes haakuvad nende mõtetega, keda kõnetab see, mida me teha tahame ja mis suunas me oleme liikuma hakanud. Et see on väga tähtis ja meil on mitte ainult need inimesed, meil on veel inimesi ja ka kõrgkoole partnerid, kes sealt tahaksid kaasa lüüa ja kaasa tulla. Et oleks meil ainult nüüd jaksu ja jõudu sellega kõigega edasi minna ja siin on kindlasti vaja kõikide meie osapoolte energiat ja omanikutunnet, nagu Pipi-Liis mainis.
et ma südamest tänan, kas ma teen siin paneelis ka, meil on küll 2 minutit aega, aga selline väga kiire kokkuvõte või selline mõni mõte, mis kaasa võtta, et meie selle osalejate hulgast ka. Ma ütleks lihtsalt väga lühidalt, et uhke on olla Järvakas ja rõõm on olla tagasi, et ootame. Mina ütleks, et alati küsimus vastusele, kes peaks tegema, on mina ise. Ja ma arvan, et sihtasutuse nõukogu töösse võtame siis kaasa selle, et kuidas kaasata neid inimesi, kes on vahepeal võib-olla mujale siirdunud, et neid ikkagi ühislaua taha tuua. Ja ma pean ütlema, et tegelikult need mõtted on meil juba ammu tiirelnud, et kuidas seda kaasatute ringi suurendada, nii et peame lihtsalt ära lahendama. No, ülikooli esindajana ma ikka rõhutaks selle hariduse ja noorte kaasatuse vajadust, et ikkagi palju viise on, kuidas seda teemat ka noorteni viia ja miks mitte lasta neil kas neid väljakutseid, proovikive välja käia innovatsioonikeskuse jaoks või need algatused võivad tulla ka mujalt, aga et nemad oleksid ka kindlasti kaasatud nendesse lahendustesse ja miks mitte anda koolides ülesandeid mõningaid selliseid väljakutseid neil lahendada, et see jõuaks kindlasti just nimelt selle järeltuleva põlveni rohkem. Ma olen ikka arvanud, et avalikkus endale ise avastanud ja miski ei ole mind ümber veennud selles, et avaliku sektori suurim innovatsioon on koostöö. Ja see sai täna just järjekordse kinnituse. Aga aitäh, kell ongi 13.30 kohe. Te olete Paide Arvamusfestivalil, on 11. august 2023 ja meie tänased arutelus osalejad on kindlasti ära teeninud väga suure aplausi. Aitäh!